loodus on hästi südamelähedane olnud. Sellest ajast saadik, mida ma ei mäleta, aga ma tean, et lasteaias oli meil mingi küsitlus lasteaias, et kelleks keegi tahab saada, see oli lasteaia lõpupeol ja siis ma kirjutasin, et mina tahan looduse uuristajaks saada. Aga nüüd ma siis uuristan seda loodust siin. Ja siis sai bioloogiat minna õppima ja olen töötanud looduskaitses juba nüüd päris pikalt, et erinevates asutustes, aga kogu see looduskaitsjana. Valdavalt me teeme seda looduskaitse töid, nii-öelda füüsilisi töid, teeme selle päästmiseks, mis inimene ise on ära rikkunud. Inimene on mingil hetkel sekkunud, muutnud asja ja siis me peame nüüd oma parimate teadmiste järgi proovima seda loodust nagu tagasi tuua, nii nagu ta varem on olnud. Praegult oli siin kohati 60-aastane kuusk peal, mille me praegu välja raiusime, et need vanad tammed, paarisaja-aastased tammed siit välja paistaks jälle. Aga kui me nüüd teda niitma ei hakkaks, hooldama ei hakkaks, siis tuleks see kuusk ja haavavõsa ja tuleks siia uuesti peale ja läheks jälle 100 aastat, et siin mets nagu kujuneks. Et ühesõnaga niisama loodustorkima minna ei tohi, et peab ikka enne mõtlema ja nägema ka seda, et seda tegevusel on tulevikku, mis me teeme. Mets on selline hea kodune koht, kus olla, et selline pidev omastamisrõõm on. Vaata, iga kevad saab ju leida esimese sinilille ja esimese, ma ei tea, piibele, esimese kullerkupu, ja see nagu aastast tuleb jälle, et see on nagu iga aasta jälle see uus avastamisrõõm ja metsas kordub see lilleaeg, kordub marja kordamise aeg, et mets kogu saab pakub midagi. Et selles mõttes on see töö hästi äge.